Kes soovib endast pilti teha lausa vee all ja koos oma perega või sõpradega, see koorigu ennast paljaks ja karaku vette veealusel fotofestivalil. Siin näetegi kaadreid esimesest Eesti veealusest festivalist. See kujutab pildistamist vee all, vee peal, kõige sellega, mis on veega seotud. Mida selleks vaja on? Millised oskusi? Tegelikult ei olegi mingeid erilisi oskusi vaja, pigem on vaja vahendeid. Et oleks mingi niisugunegi kaamera, millega saaks vee alla minna ja pilti teha. I am sailing home again across the sea. Kes soovis, sai endale lasta teha ka spetsiaalse veekindla kehamaalingu, nagu sellel näitsikul siin. Seekord oli veealuse fotofestivali mõte puhas kunst. Kuigi paljudele võis jääda mulje, et tegu oli lausa puhta veealuse erootikaga. Eesmärk on viia fotograafia laiade massideni. Tänapäeval pildistavad suurem osa inimestest, aga ei ole nagu sellist üritust, kus saaks osa võtta nii algajad kui ka professionaalid, olenemata sellest, millisest fototehnikat ei kasutab. Lained päike ja tuul ainsaks kaaslaseks neil teel. Lained päike ja tuul kõik ja ootavad neid eel. Ja kui tõusebki torm, ei nad kartma siis. Üle lainete kõlab see viis. Kui palju siis erineb veealune fotograafia maapealsest pildistamisest? Päris palju, kuna ma ise olen fotograaf, siis maa peal on kõik väga lihtne, vee all on väga lihtne see, et kõik värvid kaovad näiteks ja nii edasi ja nii edasi. Et pikalt ei tahakski nagu seletada, et seda peab igaüks ise kogema, et mismoodi ja kui kaugelt ja milline on üldse vee all nähtavus ja kõik muud sellised asjad. Kuidas ma üldse suudan hoida käes kaamerat ja olla veel vee all samal ajal ja nii edasi, et kui mul ei ole ühtegi raskust näiteks küljes, et sellised asjad. Talle järgi nüüd sulkeldun ma pea ees, leidsin ma pärli tõelise vees. Kuuma väikese ees, merre sukeldun ma. Vee all tehtud fotod näitusele ei jõuagi, need riputatakse netti üles.